Tere jälle, hea sõber ja kaasteeline. Tere ka minu poolt. Praegu on detsember 2023 ja ehk mõtleme taas koos nende asjade üle, millest miskipärast ei räägita. Miski ei ole küll mingisugused saladused või okultsed teadmised. Okultne tähendab varjatut. Lihtsalt inimesed ei räägi neist asjadest. Et need meie videopöördumised on rohkem nende inimestega, keda me loengutes näeme ja vahest me ei jõua vastata kõikidele asjadele, et kas seekord oli ka vist midagi, mis jäi rääkimata? Jah, et loengus oli selline küsimus, et WHO lepingust oli just WHO lepingust oli juttu, et mida meie sellest arvame? No mis me sellest arvame? Kõigepealt targad inimesed on öelnud, äkki Einstein ütles seda, et idioodi tunnus pidi olema see, kui tehakse kogu aeg ühte sama asja ja ühte sama moodi, aga loodetakse saada erinevat tulemust. Et nüüd ongi ühed toredad inimesed, kellel ilmselt süda on õiges kohas, aga ütleme nii, et süda on rohkem või lööb kiiremini, kui ütleme see ülemine protsessor kaasa töötab. Ja kes nüüd on jälle mingisuguse grupeeringu loonud, et võidelda mingisuguse WHO lepingu vastu. Sellega on niisugune asi, et kõik see kord on juba olnud. Et 2015. aastal oli juba selline liikumine, kus rahvas uus ühiskond. Ja väga põnev liikumine oli, aga paraku kõik need asjad hääbuvad on ju. Sest inimestel on oma igapäevatoimetused ja nii ta läheb on ju. Ja ma saan aru, et see uus liikumine praegu selle WHO raames, need vist tahavad kõike seda samad ka teha tootjalt tarbijale ja ka see on olemas. Just, et Ott, otse tootjalt tarbijale ja see toimib väga hästi. See toimib, eks ole. Et inimesed avastavad niisugust asju, mis on ammu avastatud, eks ole. Jalgratast ei ole mõtet avastada, see on juba olemas. On ju. Aga võib-olla nad on kuskil teisest paralleelmaailmast tulnud, et nad ei tea neid asju, mis on nagu mõned aastad tagasi, ei olnud ju 100 aastat tagasi, oli see kõigest 2015, eks ole. Ja nii noored inimesed nad ka veel ei olnud, et võib-olla siis veel lasteaias käisid on ju. Aga vaat inimesed ei taha nagu arvestada ühte asja, et kui sa midagi kuskile registreerid, ma saan aru, et jälle on registreering tehtud mingi MTÜ või muidu omal ajal, kui siin see maskipull oli, siis me mõtlesime, et kuidas siis niimoodi, et kirikud alluvad ja kogudused alluvad sellele süsteemile. Aga selgub, et nad on MTÜ-d, et kogudus ei jaksa isegi oma kirikut üleval pidada, eks ole. Ja kui sa oled MTÜ, kui sa oled kuskile midagi registreerinud, siis sa loomulikult allud sellele süsteemile. Eks ole, nii lihtne see on, isegi nõukogude ajal oli kirik ja see niinimetatud riik olid lahus on ju, aga aktsiaselts Eesti Vabariigis see kahjuks võimalik ei ole. No mujal maailmas on siiani. Ja mujal maailmas on siiani jah, et näiteks isegi Soomes on, kui seal kiriku tegelane kinni peetakse kiiruse ületamisega või millest siis politsei teda trahvida ei saa, sest need on erinevad jurisdiktsioonid on ju. Aga see on selline veider maa, et ma olengi öelnud, et need 3 lõvi seal vapi peal, et see ongi sellepärast, et on valge Aafrika, et sellepärast ongi need 3 lõvi. Ja kõik need valge Aafrika tunnused on olemas. Aga see selleks on ju. Nii, mis nüüd puutub sellesse WHO asja, siis ma ei tea, kas inimesed ei taha aru saada või ei suuda aru saada või mis neil viga on. WHO-ga on niisugune asi, et igal organisatsioonil on mingisugune põhikiri või loomisdokument. Ja vaadake, kui see loomisdokument on nagu valesti koostatud, valesti vormistatud, siis ta on kehtetu. Seda loetakse nagu pettusel põhinevaks dokumendiks. Et ega me pankades niisama ei käinud küsimas neid lepinguid on ju. Ja me tahtsime küsida, et kas teie olete selle lepingu teinud? Jah, me oleme teinud. Selge, nüüd pangatöötajad kinnitasid, et nad on loonud dokumendi, mis on pettusel põhinev. Täpselt samamoodi on selle WHO asjaga. Inimesed ei saa aru, et need juriidilised kirjad, need on natuke teistmoodi, kui on tavakõne on ju. Me toome jälle näite, et siin üks lotomängija on ju. Me arvame, et ta on lotomängija, sest ta kogu aeg räägib, et ükskord ta võidab nagunii on ju. Võib-olla võidab, tore, kui sellist mantrat kogu aeg ütled. Ja vaat see lotomängija näete kirjutab, et see on fantast, mis Eesti rahvas on loonud, eks ole. Nad ei tea, kas see on fantast või kaljast või limpast või millest see on, eks ole, Fanta on hea jook. Hitler omal ajal tegi selle joogi või lasi välja mõelda, eks ole, ja tõesti jook ei ole paha on ju, aga et see väide on tugev on ju, ju tal on mingid
dokumendid, et Fantast on see edu, mis eestlastel on. Muide, see ei pruugigi päris vale olla, sest kõik maad, mis omal ajal olid kolmanda riigiga seotud, ja need on kõik, nendel on kõigil läheb ju väga hästi, eks ole. Kõik on edukad. Kõik on edukad, eks ole. Nii et Tont seda teab, võib-olla see tõesti Fantast ongi ja sellest, see on võimalik, on ju. Aga mida ma öelda tahan, et see on selline tavakõne, mida räägivad need inimesed poe taga kuskil. Aga kui sa esitad juriidilist dokumenti sellises kujul, eks ole, et see on Fantast, on ju, siis tekib mitmeti arusaamine. Tema võib-olla saab sellest teisiti aru kui meie. Ja siin tekibki probleem, et kes mida lõi, on ju, ja mis pärast sa lõid sellise dokumendi, kas tahtlikult või teadmatusest, on ju. Mõlemal juhul on see probleem, eks ole. Ja täpselt selle WHO-ga on täpselt samamoodi, et tal ühtegi alusdokumendid ei ole korrektsed, on ju. Seega seda WHO-d, ei ole vundamenti, siis ei ole ka maja, et milleks üldse sellist teemat arutada ja milleks võidelda, on ju. Teiseks me oleme rääkinud, et tegemist on äriühingutega ja aastast 2012 on nad kõik sundõpetatud, sealhulgas ka seesama WHO. Loomulikult inimesed tegutsevad, mängivad oma mänge, see ongi selline täiskasvanute mäng, eks ole. Ja aga mis see nagu tavainimesse puutub? Mis see puutub selles suhtes, et tegite seaduse, mis see meie asi on, eks ole. Siin on ju osad need Riigikogu liikmed on ju, üks oli ju, mina ei teadnud, on ju, üks käis ju mähkmetes ringi, on ju, ma ei teadnud, et see on mingi Jaapani rahvusport, eks ole. Ja et selgub, et need on siis tugevad mehed, on ju, kes kaitsevad jaapanlasi Godzilla eest, on ju. Godzilla on siis sisalik, on ju, mis tuumaplahvatuse tagajärjel tekkis, on ju. Aga Godzilla ju siia ei jõua. Miks peaks selline inimene nagu otsustama meie elu üle, eks ole? Nad ei otsustagi, nad otsustavad iseendi elude üle. Nii et ei maksaks nagu liiga palju muretseda asjade pärast, mis tegelikult tavainimesse üldse ei puutu, on ju. See, mida nad seal omavahel teevad, tehku mida tahavad, on ju. Sest tavainimesel peavad nad saama nõusoleku. Alati nõusoleku selleks mänguks, on ju. Nii et ma arvan, et see teema ei ole väga põnev, et sellega väga pikalt edasi minna. Mis meil seal veel küsiti? Hiljuti oli üks alternatiivmeedia konverents Eestis. Ja. Et seal olla käinud üks külaline ka Uus-Meremaalt. Jah, kuskilt kaugelt ta käis Kukla poolelt, kas Uus-Meremaalt või kuskilt sealt alt tuli, on ju. Me nime ei mäleta, aga tema pilt on siin. Ja jällegi inimesed käivad, kuulavad vaba tahe, eks ole, kuulake keda tahete, minu arust on see sama inimene, rääkis vist seda, et inimkond ongi 300 aastat vana, sellepärast, et raamatuid ei ole kauema aja tagant. Varasemast ajast ei ole. Jah, kui edasi ei tea mõelda, siis loomulikult see nii on ju. Tegelikult vist asi on selles, et vanasti olid raamatud käsitsi kirjutatud. Just, enne kui trükipress leiutati, eks ole. Ja raamatukogus on ka maha põletatud. Ja raamatukogud on maha põletatud. Tsaar Peeter ju, kui tuli tagasi, siis ju viis kohe raamatukogu Vatikani ära, on ju, ja see tuli Euroopast tagasi, et see Tsaar Peeter oli veel selline huvitav, kellel kinganumber oli 2 numbrit väiksem, eks ole. See, kes tagasi tuli, on ju. See tema esimene naine siis teda enam ei näinud, selle ta saatis ju kloostrisse ära ja võttis selle Rõngu Marta, eks ole, selle Mensikovilt käskis ära tuua. See selleks on ju. Aga et ma tahan öelda seda, et inimesed räägivad ja juhitakse nagu tegelikult selle inimese tegelikult olemuse pealt nagu see tähelepanu ära. Ja see ei ole nagu üldse hea, on ju. Tegelikult on raamatutega nii, et raamatud oli vanasti kallid, inimesed ei osanud neid lugeda, on ju, need on ladina keeles. Ja pärast trükipressi tulemist, muidugi mis tekkis selle trükipressiga, see on jälle teatav inimgrupp, kes on nagu kogu aeg püüdnud inimesi valgustuda ja kaasa kutsuda, eks ole, ja neid rohkem nagu mõtlema panna. Aga siis ongi sellised alternatiivliikumised, kes uinutavad inimesi, räägivad, et inimkond on 300 aastat vana ja ma ei tea, sööge seeni ja nuusutage liimi ja mis iganes nad seal tahavad peale sundida, see on selleks, et inimkond järkaks, on ju. Tavameedia on üsna taltsas, on ju, nemad räägivad seal oma asju ja eriti kedagi uinutada ei proovi. Nii et igal juhul see ei ole hea. Teinegi vandenõude teooria uurija olla Eestimaal käimas. Jälle me nime ei mäleta, aga ta pilt peaks siin seljas olema, minu arust on see tema pilt, on ju. Tema teab asju küll, tema teab muusikast väga hästi, terviseteemasid teab väga hästi, aga mis puutub nagu riigi ja rahandusse, sellest ta inimene ei tea midagi ja tegelikult ta ei peaks neist asjadest üldse rääkima, on ju.
kelle hüvanguks ta töötab, me ei teagi. Vaadake, nüüd ta on rääkinud palju suhkrumaksust ja nüüd te saate oma suhkrumaksu läbi tema suu, eks ole. Seda võeti kuulda. Iga võeti kuulda. Et inimesed teaks, kuidas asi käib, on nii, et kõik maksud lähevad IMF-i ehk Rahvusvahelisse Valuutafondi. 2004. aastal me sattusime maksuametniku loengusse. Mitu maksuametit ei ole olemas, vaid on inimgrupeering, maksuametnikud. Ja see inimene oli ise ka nagu häiritud sellest, mida ta oli teada saanud. Ja ta ütles täpselt seda, et maksud lähevad nüüd pärast 2004. aastat otsejoones Euroopa Keskpanka. Ja tagasi tulevad sealt kas laenuna või toetustena. Nii et see jutt, et muudkui inimesed aga nühivad tööd teha ja kogu aeg aga see riigivõlg kasvab, no see sellepärast kasvabki, et kõik pump tõmbab selle välja, õigemini niisugune tolmuime, eks ole, imeb selle välja. Ja see inimene oli sellest üsna häiritud sellest, et ta sellise asja on teada. Et kui keegi arvab, et õpetaja palgamaksudest makstakse arstide palgad ja arstide palgamaksudest makstakse õpetajate omad, no siis ütleme nii, et võib-olla te ei ole veel täiskasvanuks saanud. Aga see selleks on ju. Nii. No, meil on ka kombeks lauludega tervitada oma kuulajaid, vaatajaid. Jah. Et kas meil on ka seekord? No ikka on väikesed sellised laulud on meil ikka nagu kõrvale pandud on ju. Et poliitikud ja ametnikud meid ei vaata on ju, aga neid me tervitaksime siukse lauluga nagu Jethro Tulli Fallen on Hard Times. Et see peaks iseloomustuma seda, mis nüüd toimuma hakkab, on ju. Ja neile inimestele, kes nagu rõõmsalt liiguvad, kaasa mõtlevad, taas mõtlevad, nendele võiks pakkuda Mike and Mechanics, see nendel on ka selline lugu. Beggar on the Beach of Gold. Et kerjus kuldsel rannal, eks ole. Et kes sõnadest aru saab, siis kuulake ja tegelikult see niimoodi ongi, te lihtsalt ei tea veel kõike. Ja nendele, kes ei taha nagu reeglite järgi mängida just ametnikele, me ikkagi ei saa ümber sellest Alphavillist, on ju. Alphavillil on põnevaid lugusid, kuid selle jätame järgmiseks korraks. Me tahaksime neid inimesi, kes meie loengutes käivad ja meiega koos liiguvad, et neid me tervitaksime ekstra sellise looga, Alphavilli looga nagu Dangerous Places. Et need on väga põnevad sõnad ja meie arust positiivse tooniga. Et võiks seda kuulata. Nii, ma ei tea, kas meil on veel midagi või pikad jutud on alati keerulised jutud, sellepärast, et inimesed väsivad ära. See on teaduslik fakt, et iga 90 minuti tagant aju lülitub välja. Nii et parem on pikka juttu mitte rääkida, teha sellised lühikesed kiired klõpsud ja kes jaksab kaasa mõelda, see mõtleb kaasa ja kui tahab, kuulab veel teist korda üle. Ma ei tea, kas siis on veel midagi põnevat. Et, üks asi jäi veel ütlemata, et igaks juhuks nendele inimestele, kes igasuguseid muutunud teaduse seisundeid arvavad, et sealt teadmist tuleb, siis me tahame neile öelda seda, et ta ei tule. Kui muutunud teaduse seisund on, siis isegi kui kõva muusika on, siis näiteks mujalt maailmast inimesed, kes suhtlevad teistmoodi kuidagi, eks ole, võib-olla mitte samas keeles või siis nemad suhelda ei saa. Et seega mingit tarkust sealt tulla ei saa. Tarkus tuleb ikkagi mujalt. Kas siis kedagi kuulates või mingi tarku raamatuid lugedes on ju. Nii et ma ei tea, kohtume vast mõnel järgmisel korral ja kindlasti kohtume ka teiega, kes te meie loengutus käime õige pea loengus. Et seal me saame neist asjadest ju rääkida palju vabamalt ja ega keegi keele, aga me lihtsalt, et ajalist sellist piirangut pole ja saame küsimusi esitada. Muidu on nii, et alati läheb see meil rohkem selliseks jutlustamiseks. Aga vast kohtume uuesti. Kohtume taas.